hommik. Vaatame täna eesti keele ülesandena eesti keele lainele tulemiseks, lainel olemiseks ja püsimiseks Lembit Silla teksti päritud orjus ehk kuidas meid õpetati enda rõhumist õigustama. Ise kusjuures. Me kirjutame alati oma valmis teksti algusesse autori nime, ehk siis tõstame ta siit tagant ära ette Lembit Silla ja ühtlasi lisame igasugused tiitlid ja iseloomustused pärast autori nime Lembit Silla, kodanik isa. Üks neist, kes ei ole veel lootust kaotanud. Põhjus on lihtne. Lembit resideerib Soomes. Eemalseis ja nõuanded a la Lenin. Sissejuhatus. Meie haridussüsteem, ma vaatan korraga kaht teksti, üks on originaal ja teine on juba korrastatud ka. Ei ole pärandina kaasa toonud mitte teadmiste templi, me kirjutame selle kokku. Teadmiste tempel lahku kirjutatuna meenutab pigem pitsatit, templi liik, pühakoja liik kokku, vaid vaimuvangla, mis on disaininud looma eeskujulikke täitjaid. Ja kuna siin lauserütm küsib pisut eestikeelsemat sõnakasutust, siis mitte asemel ütleme meie, mis on disainitud looma eeskujulikke täitjaid vabade, isemõtlevate inimeste asemel. See on riiklikul tasemel levinud hea õpilase sündroom. Paneme siia ümber jutumärgid. Hea tüdruk, tubli õpilane jutumärkides. Ja nüüd sündroom ei ole kus, sündroom on mis. Ehk siis sõnastame ümber selle punase osa, mille puhul tarkus on defineeritud kui, võrdleva kui ette koma ei käi, defineeritud kui reeglitest kinnipidamine. Koma, mitte nende küsimuse alla seadmine. Voh. Ja me teeme taandrea. Antud juhul sai meil läbi sissejuhatus. Meid on süsteemselt treenitud leidma vabandusi, miks me ei saa. Siia sobib paremini mõttekriips, selle asemel koma, et küsida, miks me peame. Koolis õpetati meile, et alati on olemas üks õige vastus, mis asub õpetaja või süsteemi käes ja kui, ja et koma ei käi, kuulge. Ja ning ega või nende, et koma ei käi. Ja kui sa arvad teisiti, oled sa kas loll või korrarikkuja. Selle tulemusena ootame täiskasvanuna ikka, et keegi targem ütleks meile, mis on õige. Paneme siia koma asemel kooloni, sest järgnev lauseosa selgitab, mida väidab esimene pool liitlausest. Õigustades oma passiivsus sellega,
et ju nemad seal ees teavad paremini. Neil on ju andmed ja analüüsid, mida meil pole. Taandrida. Veelgi sügavam on see, et meie kultuuri ja haridusse on sisse kirjutatud kummaline uhkus kannatamise üle. Meile on õpetatud, et raskuste talumine ilma nurisemata, üks tead küll, on voorus ja nii me ei mässa, kui meid pitsitatakse maksude, sõjajuttude või ebaõiglusega. Me surume hambad risti ja tunneme perversset uhkust selle üle, kui palju me suudame välja kannatada, teadmata, et see ei ole tugevus, vaid alistumine, mis on pakendatud vastupidavuse sildi alla. Punane rida. Kõige veenem viis, kuidas haridus meid rõhub, on see, et see oli ära, järelikult teist korda me see ei kirjuta, me kirjutame ta. Et ta annab meile tööriistad iseenda paigistamiseks. Taandrida. Kuna siit edasi ei ole punane, siis me teeme taandrea, sest mõte vahetub ka. Sa näed ebaõiglust, aga sinu haritud mõistus hakkab seda õigustama geopoliitilise olukorra või majandusliku paratamatusega, mis nõuabki ohverdusi. Me kasutame oma haridust, et ehitada endale vaimne vangla, kus iga trell on mõni peentärmin või objektiivne põhjus. Meid õpetati austama tiitlit ja positsiooni, mitte sisu. Nii et kui keegi on minister või ekspert, tunneme sisemist sundi tema ees kummardada, isegi kui tema, kelle jutt, tema jutt, me kasutame pikka vormi, kuid tema jutt on ilmselgelt meie huvide vastu. Siin on parem sõna vastu, mitte vastane. Ja me teeme taandrea. Tõeline haridus ei ole faktide tuupimine, vaid võime aru saada, kui sulle valetatakse jaaningega või nende ette komaikei. Nii siis aru saada, kui sulle valetatakse ja julgus öelda, et ma saan suu loogikast aru, aga see ei tähenda, et see on õige või et ma pean sellega nõustuma. Meie praegune tarkus on meid viinud punkti, kus me istume oma liisingute. Kaotasin järje ära. Ja ametikohtade otsas ning vaatame pealt, kuidas vundamenti õõnestatakse, sest me oleme liiga haritud, et teha skandaali. Liiga intelligentsed oleme ja sissetulekut kaotada ei saa ka, eks. Ja me teeme taandrea. Peame õppima, võtame algusest ära me, alustame suure P-ga, peame õppima tagasi selle, mis meil oli enne, kui meid süsteemi kõlblikuks kokku. Süsteemi kõlblik on kindlasti meil üks sõna, lihviti. Instinkti, mis ütleb, et kui tunned, et on vale, siis ongi vale. Ja me paneme siia semikooloni asemel samuti mõttekriipsu. Väärikust, et sa ei ole ressurss kellegi teise mängulaual. Kooma, ei ole vaja semikoolonit, see on koomakoht. Ja solidaarsust, et haritud inimene ei ole see, kes teisi lambaks kutsub, vaid see, kes suudab selgitada teistele,
miks me peame koos seisma? Taandrida. Üle 2-3 lause, ärgem pangem ühte lõiku. Taandrida. Me ei vaja uusi seadusi, me vajame uut arusaama endast. Me peame lõpetama oma hariduse kasutamise selleks, et välja vabandada. Lisame siia sõna välja, saab palju eestikeelsem. Välja vabandada oma hirmu jaaningega või nende ettega ma ei käi. Ja hakkame. Pistsin siia toimetaja õigust kasutades ka sõna palun. Hakkame palun kasutama seda mõistust selleks, et ehitada riik, kus rahvas ei karda valitsust, vaid valitsus teab, et ta on rahvateenistuses. Sulnis unelm. Ja teine alapealkiri, hirmuorjus ehk kuidas kartus töö kaotada viib riigi kaotamiseni. Võtame pikema vormi, palun. Riigi kaotus, see tähendab seda, et riik kaotab mängu. Vastab tõele, aga antud juhul on mõte riigi kaotamiseni ehk siis riik kaob ära. See on kõige suurem. Ja ma asendasin sõna osavam. See on kõige osavam hirmutaktika, mida võimukandjad on läbi aegade kasutanud. Ära tekita lainet. Muidu kaotad palgakoha või firma. Iga päev juhtub ka laineid tekitamata. Aga vaatame tõele näkku, kui me laseme praegusel kursil jätkuda. Paneme mõttekriipsu, jätkuda ei ole kus. See on mõttekriips. Sõjaretoorika 2 O-d ja 1 I. Sõjaretoorika on igapäevane leib ja majandust juhitakse nagu romurallit. Mõttekriips sobib väga hästi. Mis sa arvad, mis sellest töökohast alles jääb? Me ostame praegu hirmu eest aega juurde. Taandrida, uus lõik. Sa kardad täna oma paika, oma palka. Ja ma panin selle mõtte esiteks õigeks ja teiseks rütmilisemaks lause. Sa kardad täna oma palga kaotamise pärast, aga homme ei ole selle palga eest enam midagi osta või pole firmat, mis seda maksaks, sest sõjamajandus ja maksud on selle lämmatanud. Hirm on halb nõuandja, kui sa kardad praegu liigutada, siis sa nõustud sellega, et ja me kirjutame meie. Meie on antud juhul parem kui su, et meie tulevik pommitatakse nii otseselt kui majanduslikult puruks. Küsimus on lihtne, kas sa tahad olla see, kes jääb varemetele oma positsiooniga või see, kes hoidis ära varemete tekkimise? Taandrida. Eesti Vabariigi põhiseaduse 1. paragrahv ütleb selgelt, et kõrgeima riigivõimukandja on rahvas. Taandrida. See ei ole ilulause, see tähendab, et valitsus on teenindaja ja maksumaksja on omanik. Kui omanik näeb, et sulane põletab maja nurka, üks sõna, just põletab maja nurka, et sooja saada, siis omanik ei pea kartma sulase käest riielda saada, vaid peab sekkuma enne, koma
kui katus sisse kukub. Kui valitsus teeb otsuseid, milleks tal pole rahva luba ja ega või nende ette koma ei käi, ära see koma, ja kasutab hirmu kui kütust, siis ta ei juhi riiki. Ta haldab kriisi, mida ta ise toodab ja ametnikud tekitavad probleeme, mida nad kangelaslikult lahendavad. Seilasi me teame. Maksumaksja jõud ei ole ainult valimiskasti juures. Korra ei ole väga hea Lembit. Ma pean tunnistama, et Lembitu tekstid toimetamise mõttes lähevad järjest igavamaks. Tartu Kutsehariduskeskuse õpilane Lembit Silla on minu kõige ägedam eesti keele õpilane olnud. Ta lihtsalt kirjutab üliõigesti, täpselt hästi. Fenomenaalne mees. Niisiis, me ei ütle korra, vaid ütleme maksumaksja jõud ei ole ainult valimiskasti juures 1 kord 4 aasta jooksul. Jõud on selles, kui me saame aru, et ilma meieta ei eksisteeri ühtegi ministeeriumi, nemad elavad meie toodetud väärtustest. Tahan rida ja tõstame oode ja iide arvu õigeks. Sõjaretoorikaga 2 ood, 1 i, pittedrite mängimine on nagu tikkudega, heinaküünis jooksmine. Huvitav väljend. Need, kes ütlevad, et ma ei julge, oot, nad ei julge. Mina julgen küll, nemad ei julge. Et nad ei julge piuksatada. Neil on liising, on ju? Mul on ka, tähendab ei ole, mul on hunnik väike laene. Neil on liising, peavad aru saama, et varemete peal liisingut ei maksta. Ahah. Kui me laseme riigil triivida punkti, kus diplomaatia on asendunud ainult rusikatega vehkimisega, siis me kaotame kõik. See on hea lause, sest kaotame kõik asjad ja me kõik kaotame kõik asjad. See ongi see hetk, kus väike inimene peab. Hetk ei ole kus. Hetk on millal. See ongi see hetk, mil inimene peab selja sirgu lööma just nimelt 1 sõna, just nimelt selle pärast, et tal on mida kaotada, taandrida. Hirm töökaotuse ees on inimlik, aga see on lühinägelik. Me oleme olukorras, kus passiivsus on kõige kallim valik. Ära küsi, mis saab minust. Kui ma räägin, küsi, mis saab meist kõigist, kui me kõik vaikime. Maksumaksja on riigi selgroog. Kui selgroog on pehme, siis keha kukub kokku. Mis ütles Margaret Thatcher? Riigil ei ole raha, sinul on. Ja sa lased kogu oma raha ära võtta praegu. Oled sa märganud? Oled? Me töötame järjest rohkem ja me oleme järjest vaesemad. Ma ei taha sellest mõelda. Ma olen antud hetkel keeletoimetaja, eesti keele õpetaja. Ja siis me vaatame edasi seda teksti, neelates alla ärritust. Meie ülesanne on meelde tuletada, et me ei ole lihtsalt ressurss. Exceli on väikese tähega see Excel
Exceli tabelis, vaid me ise olemegi see riik, olemegi. Tunned parem? Me ise olemegi see riik ja ning ega või nendeta, kui ma käib minema see koma ja eest. Ahaa. Ja teate, mis me veel teeme? Me teeme üldse 2 lauset. Me ise olemegi see riik, punkt, uus lause. Meil on õigus nõuda kainet mõistust, rahu ja austust nende poolt, kes meie raha eest hästi makstud. Luban endale väikese vallatuse ja me lisame siia vahele sõna hästi makstud kokku toolidel istuvad. Uus peatükk, põlvitamine võimu ees ehk miks te ei kasuta seda, mis teile juba kuulub. Algu, räägime asjadest nii, nagu need on ilma ülikonnas jutu ja lipsustatud. Nüüd on stiilselt ideega ja kujundiga lõpuni mindud. Lipsustatud peenutsemiseta. Vaata oma käsi, vaata oma naabrit, vaata seda rahva hulka, kes hommikul tööle liigub. Teie olete see jõud, mis hoiab seda riiki püsti. Kui teie homme käed rüppe lasete, siis ei liigu siin riigis mitte ükski ratas. Taandrida. Ei küpsetata leiba, ei liigu elekter, ei sõida bussid. Ega täitu riigikassa. Nii on. Teil on kogu võim. Aga miks te tunnete end siis nii abituna? See on huvitav, et Lembit ütleb meile, no ja, mis sa teed, soomlane? Sest teile on sisse söödetud üks suur ja rasvane vale, mis kõlab nii. Ärme pane siia mõttekriipsu, paneme palun siia koloni, mis kõlab nii, koolon. Sina ei otsusta midagi, sina oled väike inimene, sa oled loll ja ei jaga asja. Taandrida tingimata. Kõige hullem ei ole see, mida nemad üleval, paneme selle jutumärkide sisse, nemad üleval räägivad. Kõige hullem on see, kui sa hakkad seda ise uskuma, kui sa ütled naabrile, et ta on lammas või kirud poesabas, et eestlane ongi orjarahvas, siis sa teed täpselt seda, mida on vaja. Selleks paneme siia vahele sõna selleks. Siis sa teed täpselt seda, mida on vaja selleks, et sind kontrollida. Sai hea. Taandrida. Siin on lihtne matemaatika. Üksik mees metsast on lihtsalt mees. Temast sõidetakse üle. 10 meest, kes 11 vihkavad, on lihtsalt 10 probleemi. Nad ei tee midagi ära. Aga 100 meest, kes 11 usaldavad, on jõud, millega peab arvestama iga poliitik ja iga ülemus. Jõu kasutamiseks on 3 lihtsat reeglit ja me tõstame need sinised nummerdused, me tõstame nad toredasti taandridade peale. Esiteks, lõpeta enda ja oma rahva süüli ja topsiks olemine. Kui sa sõimad oma rahvast lolliks, siis sa ütled, et ka sinu isa, sinu ema ja sinu lapsed on lollid. Kas on?
ei ole. Lõpeta see enesehaletsus. On lollid, sinna me teeme, teate mis, Andrea? Sinu lapsed on lollid. Taandrida, kas on? Ei ole. Lõpeta see enesehävitusuhkus, ei ole patt. See on selgroog, taandrida. Teiseks, usaldus on sinu kõige kõvem valuuta. Meie viga on see, et me usaldame võõrast lipsuga meest telekas rohkem kui oma naabrimeest. See on viga. Naabrimees aitab sul autot käivitada, telekamees võtab su viimase sendi. Hakka jälle omasid usaldama. Taandrida. Kolmandaks, jõud ei ole kisa, jõud on ühtsus, karjumine on nõrkuse tunnus. Loom ka haugub ja kisab siis, kui ta on hädas. Jõud on see, kui me seisame õlg õla. Siin vahel ei ole jumala pärast sidekriipsu. Õlg õla kõrval. Ja ütleme rahulikult, et nii ei lähe. Meie ei ole nõus, mõttekriips. Ja ning ega või nende ette palun, koma ei käi. Mõttekriips. Ja me ütleme seda korraga. See riik siin ei kuulu neile, kes teevad seadusi. See riik kuulub neile, kes teevad tööd. Taandrida. Probleem ei ole selles, et meil pole jõudu. See ei ole tingiv kõneviis. See on nagu on. Et meil pole jõudu. Probleem on selles, et me kulutame oma jõu üksteise peale, karjumisele, karjumise ja üksteise tühistamise peale. Teeme nii. Üksteise peale karjumise ja üksteise tühistamise peale. Ja see on nagu mootor, mis käib täispööretil, aga käik on väljas. Kisa on kõva, aga auto edasi ei liigu. Pane käik sisse, hüüumärk. Lembit kirjutas käsu ja käsk lõpeb meil hüüumärgiga. Lõpeta enesehaletsus. Meil on võimalus panna kõigi lausete lõppu nüüd hüüumärk või siis jätkata natuke vähem hüüdes, piirdudes sellega, et esimene käsk hüüdis ära. Lõpeta naabri sõimamine, saa aru, et sinu kätes on jõud, aga see jõud töötab ainult siis, kui me ei ole enam killud, vaid rusikas. Taandrida. Kui me võtaksime täna eesmärgiks, et me ei ütle ühegi eestlase kohta enam sõna loll. Sõna nagu sõna on jutumärkides sees. Et me ei ütle enam ühegi eestlase kohta loll, vaid küsime hoopis, kuidas ma saan sind aidata. Siis. Ja me paneme, teate mis, siia nüüd 3 punkti ja alustame uut lauset. Siis 3 punkti, mis sa arvad, kui kiiresti see riik muutuma hakkaks. Järgmine liigendus, tõuse üles, sina oled riik. Nüüd me jõuamegi sinna, kus kõik eelnev saab oma tähenduse. Meie haridus pole meid vabastanud, see on meid taltsutanud, see on treeninud meid leidma vabandusi oma nõrkusele ja õigustusi teiste üleolekule. Taandrida, see lõpeb täna. Ja veel kord taandrida, märkad Lembit Silla, märkad kaasamõtlejad, taandrida.
lisaks sellele, et ta lihtsustab lugemist, ta muudab selle teksti valjemaks. Taandrida, trah. See lõpeb täna, taandrida. Sa ei ole hea õpilane, sa oled omanik, taandrida. Voh, nüüd hüüab see tekst. Ai, kui kirglik ma olen. Koolis õpetati, et alati on üks õige vastus. Õpetaja oma, unusta ära, hüüumärk. Kuuled ise ka, lembid, see on käsk. Unusta ära täiskasvanu elus on ainus õige vastus see, mis kaitseb sinu pere, sinu kodu ja sinu tulevikku. Kui keegi lipsuga ütleb sulle, et nõudlik olukord nõuab kannatusi, sülita talle näkku. Aigu kole. Sa ei ole siin selleks, et kannatada. Ja, vastab tõele. On tõde. Inimese ainus loomulik olek on õnnelik. Kõik, mis sellest erineb, kuulub muutumisele kohe. Sa oled siin selleks, et elada, mitte ellu jääda. Meil on uhkus. Esiteks, teate, mis teeme? Me kirjutame lausesse, et elada, mitte vaevu. Paneme vaevu, ellu jääda. Ja me teeme taandrea. Meil on ja lisame sõna seni veel. Sõnad süvendavad mõtet, täiendavad tunnet. Meil on seni veel uhkus külge pandud haiguse üle. Me oleme uhked selle haiguse üle. Kes kannatab, see kaua elab. See on orjamantra. Tõeline tugevus ei ole hambad ristis, vaid olla. Tõeline tugevus on öelda ei. Kui sulle tõmmatakse kott pähe. Tõmmatakse kott pähe. Tõeline tugevus on mässatas selle vastu, mis on vale. Kui sa kannatad vaikides, ei ole sa vastupidav. Sa oled tapamaja ees seisev veis. Nii ja kui on aitäh. Sisu õudne, vorm tore. Sa näed, kuidas su riiki röövitakse, kuidas su tulevik mängitakse maha. Krüptot pööritades, kasiinosid nuumates. Sa ei teadnud või? Aga su aju hakkab tööle geopoliitilise olukorra ja majandusliku paratamatuse ja me lisame sõna mölaga. Sa reageerid hästi. Ja me teeme taandrea, jäta see siit järele. Hüüumärk. Kas see on õiglane? Kas see kaitseb sind? Ei. Lõpeta oma rõhumise intellektuaalne õigustamine. Selleks ei ole põhjust, on ainult tahe või sallimine. Põhiseaduse esimene paragrahv ei ole ilulause, rahvas on kõrgeim riigivõimu kandja. See tähendab, et iga ametnik, iga minister, iga riigikogulane on teie teenija. Taandrida. Kui teenija hakkab maja põlema panema, et endale sooja tekitada, siis omanik ei varju viimsesse nurka, täpselt seal me praegu just kükitamegi. Omanik astub ette ja küsib, mis kuradi värk see on? Küsimärk. Kui küsib, siis küsimärk. Siuke värk. Ma ei saa rääkida. Ahah, mis kuradi värk see on?
Taandrida, ma ei saa rääkida, mul on liising, mul on laen. Kuule, härra, kui me laseme riigil sihukese jutu ja hirmuga triivida, siis homme pole seda liisingut millegagi maksta, sest majandus on põrmus. Varemetel ei kehti laenulepingud, kui sa kardad praegu oma häält, siis sa nõustud, et su lapsed elavad varemetel. Kuidas parem on varemetes? Varemetel on parem, eks, Lembit? Asendame käände varemetel. Kas see on see stabiilsus? Lisame silbigi. Kas see ongi see stabiilsus, mida sa tahad? Üks mees on mees. 10 meest, kes üksteist sõimavad, on 10 ohvrit. Ja lisagem üks lause osa pärast vestlust Lembituga. 10 ohvrit, kes istuvad üksteise käte peal või püüavad need suisa kinni siduda ja maha raiuda. Aga 100 meest, kes üksteist usaldavad, on rusikas. Taandrida, lõpeta see eestlaslik iseenesesse sülitamine. Hüüumärk. Kui sa ütled, et eestlane on loll ja ori, siis sina oledki loll ja ori, sest sa ei suuda isegi enda rahvast näha kui midagi väärtuslikku. Uhkus ei ole patt, see on selgroog. Ilma selleta kukud sa kummuli. Taandrida. Unusta koolis õpitud alandlikkus, õpi tagasi instinkt, et kui haiseb, siis on mäda. Nii tore väljend. Õpi tagasi väärikus, et sa ei ole kellegi teise mänguvahend. Õpi tagasi solidaarsus, et naaber ei ole lammas, vaid sinu ainus kindlustus süsteemi rünnaku vastu. Me ei vaja uusi seadusi ega uusi parteisid. Me vajame uut arusaama iseendast, rõhk iseendast. Taandrida, meie käes on raha, mille eest seda riiki juhitakse. Mitte teie, meie. Meie käes on raha, mille eest seda riiki juhitakse. Meie käes on lapsed, kelle pärast tulevikku ehitatakse. Kui me ei hakka enda ees seisma täna, siis homme pole kellelgi kusagil seista. Seista. Taandrida, see ei ole poliitika, see on eneseväärikus. Me ei ole siin selleks, et taluda. Me oleme siin selleks, et elada ja elamine tähendab, et sa ei vaata pealt, et me võtsime sihi sõnale meie. Elamine tähendab, et me ei vaata pealt, kuidas elu igal tasandil, võtame suu ära, jääbki elu igal tasandil. Lisame, kuidas elu igal tasandil, nii meie ümber, sees kui tulevikus põlema pannakse. Valmis. Sai ju hea.
tänan kaasa mõtlemast, kaasa tegemast. Ja lõpuks on kõik hästi, nii tekst kui meie elu